NO99. Lõppkokkuvõttes mingisugune funktsioon ju peab olema ka kunstil ja üks funktsioonidest tal kindlasti on see, et ta õpetab meid mingisugusel kaudsel kombel ka elama, eluga toime tulema. No ma mõtlen, et sina ütled, et sa soovid, et inimesed oleksid paremad ja sina soovid, et targemad. No aga mina olengi see inimene. Tehke mind nüüd siis paremaks ja targemaks. Hakake pihta. Oi, pagan. Luba ma suuldaksin. Kui muidu vaatas publik teatrit, siis ühtäkki hakkas teater publikut vaatama ja lausa puurides. Letti löödi teemad keskkonnast, energiaressurssidest, meie rahvusest ja iibest. Oled sa mees? Oled sa mees? Vaata see mees siit, tema sööb kilekotte. Sellepärast, et kilekotid meenutavad talle kondoome ja kondoomid ei lase lastel sündida, selline mees on. Oled sa mees? Ja muidugi poliitika. Selliselt, et kutsuti kokku suurkogu. Ühel hetkel polnud enam kellelgi kahtlust. Teatritrupp on ümber sündimas erakonnaks. Teater NO99 ühiskonnakriitiline megaprojekt Ühtne Eesti on väljumas teatri kontrolli alt. Peale seda aktsiooni pole mõtet rääkida, et teater ei suuda rahvast kõnetada. NO99 lendas rahvusvahelisele orbiidile nii nagu mitte ükski Eesti teater varem. Kõige ees võimekas trio, Ene-Liis Semper, Tiit Ojasoo ja Eero Epner. Ja muidugi trupp, mis oli kui ühtne löögirusikas. Juba nimesse NO99 oli sisse kirjutatud, et see saab ükskord otsa. Ja seda suurema idealismiga teatrit tehti. Lavale mindi vungiga, mingit jalutamist siin polnud, pulss saeti ikka korralikult üles. Kui oli vaja, võis ka mudas püherdada või siis näidata pilte surnud jänesele, ajal, mil Laine Jänes oli kultuuriminister. Teater ei mõju ainult nende vahetute sõnadega, mida seal räägitakse. Teater mõjub tegelikult selle energiaga, mis lavalt tuleb ja seda energiat tasub usaldada. Rünnatakse Savisaart. Ma kordan, rünnatakse Savisaart. Ühtäkki kerkis Tallinna keskele Põhuteater. Uskumatu maja, väga ilus. NO99 oli haaret ja visiooni ja kui tundus, et kõik sai seks korraks öeldud, siis mindi laiali. Kuidagi aus.